tere, mina olen toitumisnõustaja Katri Merisalu ja täna me valmistame maitsva ja lihtsa purgilõuna, kuhu me lisame basiilikupestot, kana ja neid köögivilju, mis me külmkapist leidsime. Esiteks paneme vee keema pasta jaoks ja samal ajal saame pannil röstida seedermanni seemned basiilikupesto jaoks. Selleks, et purgilõuna oleks ka tasakaalustatud, on mõned head trikid. Näiteks kasuta kindlasti 3 erinevat köögivilja, eelistatult erinevat värvi. Sellepärast kasutame ka täna meie porgandit, tomatit, kurki ja valmistame ka basiilikupesto, kus sees on ka basiilikut. Lisaks köögiviljadele on hea lisada purgilõunale ka kvaliteetset valku. Meie lisame täna kana. Sina võid kodus lisada ka purgilõunale hoopis juustu või kaunvilju, kui sa liha ei soovi lisada. Nüüd kontrollime seedermanni seemneid, et nad ei oleks kõrbema läinud. Ja ongi siuksed kuldpruunid. Nüüd ongi meie pastavesi keema läinud ja saame lisada pasta. Ma küll ei tea ühtegi last, kellele pasta ei meeldi. Küll aga kui su laps on suur makaroni fänn, siis vali ennekõike täistera makaronid. Seal on rohkem kiudaineid, rohkem mineraalaineid ja tal püsib kõht kauem täis. Täna ma kasutan selliseid rohelise läätse makarone, aga on olemas ka tatra makaronid. Hea on mõõta 1 peotäis portsjoni kohta. Pestot on hea valmistada sellises käsiblenderis. Lisame siia 100 grammi basiilikut. Juhul, kui sinu laps rohelist väga ei söö, siis sedasama purgilõunat saab valmistada ka tegelikult punase tomatikastmega ja võib ka näiteks lisada ananassi, alati ei pea olema kõik köögiviljad. Samal ajal on basiilikupesto väga hea viis, kuidas lastele rohkem rohelist menüüsse lisada. Järgmiseks lisame 2 küüslaugu-küünt. Lisa umbes 3-4 supilusikatäit juustu. Järgmiseks lisame oliiviõli. Kindlasti kasuta külmpress oliiviõli. Mina panen tunde järgi, aga kui sina päris kindel ei ole, võid panna ka 3-4 supilusikatäit. Juhul, kui sa pesto tegemisest huvitatud ei ole või sul on lihtsalt kiire, võid kasutada ka valmis pestot, kas siis rohelist või punast, porgandiga või tomatiga või paprikaga. Valik on väga suur. Basiilikupesto sisse lisame veel värske sidrunimahla. Lisame musta pipart, lisame soola. Nüüd lisame seedermanni seemned ja ongi aeg blenderdada. Basiilikupesto sobib just väga hästi nende laste purgilõuna sisse, kes veel oma päipliidi taga ei toimeta, sest seda kõige parem on basiilikupesto siis, kui ta on ikkagi toores. Kui me teda juba kuumutame, siis ta kaotab palju oma vitamiine. Lisame makaronid. Mulle meeldib kasutada tihtipeale, kui on ahjukanast järgi jäänud tükid. Ka grillkana, mis on Rimi poest kulinaaria osakonnast ostetud, sobib ka väga hästi. Väikse lapsele tikutopsi suurune kogus liha on sobilik. Meesterahvale või teismelisele lapsele võib natukene rohkem liha lisada. Nüüd ongi põhikomponendid valmis sätitud ja saamegi hakata lõunaid purki sättima. Mõned nipid, trikid, kuidas purgilõunad kokku panna. Hea on alustada näiteks sellest, et kõige põhja paned süsivesiku rikka siis teravilja. Täna meil on selleks makaron pestoga, aga sa võid lisada ka sinna riisi, kuskussi, quinoa, toortaptart. Kui purg läheb täiskasvanud mehele, paneme natukene rohkem kana, kui on väike laps, siis paneme vähem. Saab väga individuaalselt jaotada purgid vastavalt pereliikmetele ja ka sildid saab tegelikult peale panna. Nüüd lisame riivitud porgandi. Nüüd lisame mozzarella, ka väiksematest tükkideks teha. Lisame näiteks ka spinatit. Iga päev on kasulik süüa vähemalt 1 portsjon rohelist lehtköögivilja. Samamoodi võib siia lisada idandeid näiteks. Soovituslik on iga päev süüa väike peotäis seemneid pähkleid. Siia basiilikupesto sisse me juba seedermanni seemneid panime. Küll aga on hea näiteks lastele ikkagi õpetada, et seemned pähklid on tasakaalustatud toitumise üks osa ja niimoodi demonstratiivselt saab siia neid peale ka panna. Samuti seemned pähklid sisaldavad palju mineraale ja kasulikke rasvhappeid. Nüüd ongi purgilõunad valmis saanud, paneme kaaned kinni ja pistame neid külmkappi.